Tere! Keskkonna eest moel või teisel hoolitsemine võiks olla asi, millega me kõik võiksime tegeleda. Täna kohtume inimestega, kelle jaoks looduse peale mõtlemine on töö, mille väärtust me tajume juba täna, aga päris kindlasti aastate või aastakümnete pärast. Kas teie teate, mis on ühist Lahemaa rahvuspargi loomisel, Eesti keskkonnapoliitika algusaastate kujundamisel, Saka mõisa restaureerimisel ja Sillamäe jäätmehoidla saneerimisel? Need on ainult mõned teod legendaarse keskkonnamehe ja ettevõtja Tõnis Kaasiku kirjust elust, mis ka raamatu kaante vahele on jõudnud. Maailmas on mitmesuguseid inimesi, ühed sellised, kes räägivad, kuid ei tee. Teised sellised, kes pikalt ei räägi, aga teevad lihtsalt ära. Tõnis Kaasik on üks neist, kelle elu lihtsalt voolab sedasi, et õigel ajal saavad tehtud õiged asjad. Me kohtume taas iseseisvunud Eesti esimese keskkonnaministriga Saka mõisas, kus mees end lausa mõisahärraks nimetada võib. Ma tegin oma ülikooli diplomitöö 1971. aastal pankrannikust ja jugadest. Ja siis ma sattusin siia, vähe sellest, ma käisin pildistamas Saka juga, siin oli piirivalve kordon ja mind arreteeriti piirirajatiste pildistamise mõõtmise eest ja siis ma ühe sõduripüssi eest siis veetsin terve päeva, see oli 1. mai 1971 ja pärast seda siis, kui ikka vabaks lasti ja solapütkasse ei pandud, siis ma kirjutasin pankranniku teemalise diplomitöö Saka mõisa puudutavasse peatüki lõppu Saka väärib paremat. Ja siis läks 30 aastat, täpselt 30 aastat, kui ma lugesin ametlikest teadaannetest, Eesti riik müüb Saka mõisa varemeid. Pärast selgus, et juba 3. korda ja siis selle 3. avalikul enampakkumisel siis minust saigi Saka mõisa omanik või nende varemete omanik, mis sel ajal oli. Võta siis kinni, kas juhused on olemas või mitte. Aga 71. aastal Saka jua juures püssi ees seismine polnud ainus tolleaastane suursündmus. Noormees lõpetas samal aastal ülikooli füüsilise geograafi paberitega, kuid sulgudes ilutses diplomil veel üks sõna, mida varem Tartu ülikooli lõputunnistustele trükitud polnudki. Teadupärast olete te siis esimene inimene, kelle ülikooli diplomil oli selline nimetus nagu looduskaitsja. No võib arvata, aga ma ei tea täpselt, kuidas Tartu ülikooli algusaastatel need diplomid välja anti, aga tõepoolest Jaan Eilati initsiatiivil meie kursusel oli ainuke, 3 inimest oli, et me siis saime individuaalplaani ja looduskaitse erialal, me saime siis võtta täiendavaid kursusid nii Maaülikoolist, Põllumajandusakadeemiast kui ka mujalt, nii et justkui meie profiil oli laiem. Aga kes siis sel ajal teadis, et mõnikümmend aastat hiljem saab Tõnisest Eesti esimene keskkonnaminister ja sellest veel mõni aasta hiljem panustab ta kogu oma energia Sillamäe jäätmehoidla saneerimisse? No seda oli 12 miljonit tonni, oli jäätmeid paigutatud mere äärde ja... Mahutites? Ei, lahtiselt. Siis hiljem, mõned aastad hiljem ehitati tal mingisugune tammikene ümber. Osa jäi veel nagu tammist väljaspoole, aga see tamm oli nii mere ehitatud, et laine tormiga noolis juba tammi jalamit. No ja siis see oligi siis minu töö. Nullist nagu alustades, mul oli ministri sidemed ja natukene seda loodeti ka ja eks ma siis oma vanadele kolleegidele Saksamaal ja Balti riikide või siin Põhjamaades rääkisingi, et kuule, et aidake, kõik olid kohe nõus, nägid, et see on suur probleem, väljakutse. On olnud elutöö vääriliselt põnev kulgemine Eesti keskkonnateemadega tegeledes, ei saa Tõnis kuidagi salata. Pole siis ime, et juhuste kokkulangemiste või nende mitteeksisteerimiste tõttu on legendaarsel keskkonnamehel koos oma perekonnaga tänaselgi päeval juhtida väga olulised ettevõtted. Näiteks üks 2 Euroopas paiknevast vanade akude ümbertöötlemise tehastest, ettevõtte Ecometal.
20 000 tonni akusid ja toodame 12 000 tonni puhast pliid ja pliisulamit. Ja müüme seda Euroopa turgudel valdavalt akutootjatele. Teine kontsern on Kiiul, Veerek. See on spetsialiseerunud elektroonika, elektriseadmete või jäätmete ümbertöötamisel. Ja kolmas on siis Hööle, kõige uuem ettevõte, tema ei ole nüüd päris ringmajandus ettevõte, tema toodab mikrotorusid, täpselt mikrotorude kimpel, umbes sõrmejämelused torud, kuhu sisse saab valguskaablit panna. Aga kui ma nüüd seda raamatut kirjustasin, siis ma vaatasin, et kust ma algasin ja kust ma lõpetan, no varsti lõpetan. Et siis vahe, kõik saab kokku võtta keskkonnahoiu sõnaga. Ja tõesti viimased 20 aastat on see väljendanud siis tööstuses ja see on ikkagi põhiliselt võtab kokku sõna ringmajandus. Kõiki tänapäevaseid regulatsioone ja ettekirjutusi arvestades, kas ettevõtjal on kerge teiesugusel ettevõtjal, ma mõtlen just, kes on asjadega üldiselt ikka väga hästi kursis, kas on raske või kerge neid täita ja silmas pidada ja järgida? Ma olen natuke kahetises positsioonis. Ühelt poolt ma olengi keskkonnaettevõtja. Minu eesmärk, ainukene eesmärk on keskkonna kaitsta, keskkonnaohtlikud jäätmed ümbertöödelda ootuteks, uuteks taariks toodeteks. Teiselt poolt selles protsessis muidugi tekivad igasugused atmosfääri heitmed, vee heitmed, eks ole, muud regulatsioonid, ma pean nendega arvestama. Et ma kohati nagu tahaks seda rinda lüüa, et mida te must kiusate, et ma ju tegelingi ainult keskkonnakaitse on ainukene eesmärk. Aga see selge, teiselt poolt olema tööstusettevõte, plii, metallurgia, sulaplii tuleb välja, eks ole. See on reguleeritud ja plii ei ole kõige puhtam metall. Nii et ma olen kahe tule vahel ja endise ministrina tunnen topelt vastutust, eks ole, mõni inspektor on selle võrra kiuslikum minu vastu. Rollid on hetkel vahetunud. Te olete sellest oma elust ka kirjutanud raamatu. Kuidas selle pealkiri on? Keskkonnarakas elu. Jah. Ta võtabki kokku selle, ma ei taha, et ta oleks nüüd päris minu nagu memoaarid, mälestused. Ma ei püüdnud nagu paralleelselt vaadata, mis maailmas toimus sel ajal. Kui mina sündisin, oli esimene Nõukogude Liidu aatompomm Lõhatisemi Palatinskil ja minu viimane avalik tegevus oli selle pommi uraanitootmise viimaste jälgede likvideerimine Eestimaa pinnalt. See võtab kokku mingid minu elu. Ja see on ka eetiline, kui sul on võimalik mitte reostada, siis ära reosta. Ka siis, kui sa ei seo seda mingite maailma suurte probleemidega. Kes vähegi mööda Eestimaad ringi liikunud on kindlasti näinud vägagi erinevalt hooldatud metsa. Aga metsa hooldamine ei ole tegelikult ainult lageraie, vaid aastakümnete pikkune töö, mida aitab ellu viia väga põhjalik toetuste süsteem. Eestis on umbes 120 000 metsaomanikku, kellest 95% on füüsilised isikud. Mõnel on maad rohkem, teisel vähem. Mõni kuulub ühistusse, teine nokitseb omaette. Kõigil erametsaomanikel pole muidugi suuri metsamaid, aga hooldada võiks oma puistut ikkagi. Isegi kui sa ei soovi puupõldu, vaid lihtsalt kohta, kus oleks ilus jalutada. Mure on aga selles, et tihti ei teata, kust ja kuidas oma metsa korrastamisega alustada. Ammugi selle eest veel toetust küsida. Appi, Heidi ja kallid riistapuud, ehk siis täna metsakontrolli rollis. Mis ma nüüd tegema pean? See droon ju alla ei kuku, on ju? Ta seisab meie kohal ilusti. Nii. Mul ei ole kunagi varem drooni kätte antud. Oota, ma soovin nüüd üles otsida selle koha, kus on tehtud seda ilusat raiet, mida me täna vaatame. Gunnar, televaataja jaoks me seisame praegu kuskil täitsa suvalises võpsikus, aga tegelikult me seisame sinu tööpõllul, kus on tehtud valgustusraie. Kuidas nüüd inimene aru saab, et siin on tehtud üldse mingit hooldust, metsahooldust? Jaa, siin on väga hea vaadata. Tegelikult on sealpool ja igal pool meie all näha sellist peent võsa, mis on maha lõigatud ja hooldatud on siis männid välja, kuused ilusasti. Mõned kased. Seal taamal on tegelikult isegi tamme näha, isegi pihlakaid on, kus on sellised tühjemad kohad ja kuused kenasti kasvavad, männid ka, kõik on ilusasti ära hooldatud ja siin on ainult nüüd aega vaja, kus
kus siis saaks 5 või 7 aasta pärast uue valgustusraie teha. Aga teeme nüüd televaatajale ka ühe asja selgeks, et kõik see risu, mis siia maha jääb, juba kole näeb välja. Miks see siia alles jääb või viiakse see siit välja? Ei, see on ju väga ilus ju. See kõik laguneb ära ja on nendele samadele kuuskedele siin toiduks ja kuused saavad veel paremini kasvada. Laias laastus tähendab valgustusraie seda, et alles jäetavad puud aidatakse noores metsas teiste varjust välja. Valgustusraie on üks üsna mitmest tööst, millele metsaomanik saab erametsakeskusest toetust küsida. Kes üldse see metsamajandaja on, kes erametsakeskuse toetustele võiks kvalifitseeruda? Kui palju sul peab metsa olema? No sisuliselt peab sul nii palju metsa olema, et sa seal midagi teha saaksid, ehk ütleme, hektar võiks ikkagi olla. aga keskelt läbi on sellised 6 ja 10 hektari omanikud, kes siis tegelikult toetust võtavad, sellepärast et väikemetsa omanik, tema, päris väikse metsa omanik ikkagi, tema võib-olla ei ole huvitatud nii väga selle metsa majandamisest, kuivõrd selle metsa siis hoidmisest ja et tal oleks loodusväärtus ja võib-olla maja taga selline väike salukene, kus ta siis mõne küttepuu võtab. Tarmo, kelle metsas tehtud valgustusraiet me täna kontrollime, on metsamajandamisega tegelenud veidi vähem kui 10 aastat. Kokku hoolitseb ta 50 hektari metsamaa eest. Tarmo on metsateemadesse nii sisse läinud, et õppis luua koolis ametitki ja kuulub ka Vooremaa metsaühistusse. Kuigi mõnda toetust saab küsida ka eraisikuna, võiks metsaomanik siiski ka ühistu liikmeks hakkamise peale mõelda. Sealt aidatakse absoluutselt iga metsaalase küsimuse või toetustega seotud teemaga. No vaatame seda ilusat kaasikut, kaldkriips, kuusikut siin parajasti. No jah, mis siin nüüd see järgmine töö on, mis teha tuleb? No siin on ikkagi arvendus, et nad on ikkagi liiga tihedalt omavahel koos, sest kask tahab hästi palju ruumi ja valgust saada. Muidugi alusmetsana tuleb ilusti kuusk, siit on näha. Mis siin väärtuslikum on? Kas kuused või kased? Siin on nagu selles mõttes nagu kask ikkagi väärtuslikum. Kuna see on 23-aastane kaasik, see ei ole üldse vana. Ja ta on vana põllumaa peale kasvanud ise. Ja siia nüüd võetud toetusi, mis on valgustustoetust. Sa oled seda alust teinud juba kunagi puhtaks siin? Jah, ja muidugi üks toetus veel, mida on siia saanud võtta, on laasimistoetus. Et siin on saanud laasida puid, et tal nii-öelda oleks siis see tüvi ilus. Kui kaua see mets siin püsti peab veel olema, siis need spoonipakud nii-öelda? Seda ei tea veel tegelikult keegi, mis siin tulevik toob, et enda nägemusega võib-olla 20 aastaga oleks ta äkki küps. Mis see metsa majandamine tänases päevas endast üldse kujutab, kui seda tööna teha? No see on ikka palju tööd selles suhtes, et ikka tegemist jätkub kõvasti. Mitut erinevat toetust sa üldse erametsakeskuselt saanud oled? No ma olen võtnud 8 toetust, 8 erinevat toetust. Sinna alla kuulub taimede soetamise, taimede istutamise, siis kultuuride hooldus, siis valgustusraie toetus ja ka ulukite nii-öelda tõrje toetus ja siis oli ka metsamajandamise kava toetus. Esimesi metsatoetusi hakati Eestis välja andma 1998. aastal. Selle ajaga on palju muutunud nii abistamise süsteemis, mahtudes kui ka tulemustes. Erametsakeskuse toetuste aastane eelarve tuleb Euroopa Liidu ja Eesti enda rahadest ning jääb 9 miljoni euro kanti. No mina ütlen, et toetustest on väga palju kasu olnud, et see tegelikult ikkagi on ärgitanud inimesi metsa majandama ja mina ütleksin, et nii ühistu inimesed kui kontroll on tegelikult õpetanud ka metsaomanikke neid tegevusi korrektsemalt tegema. Et oli siin ju aastaid tagasi, tegelikult inimesed väga hästi aru ei saanud, et kuidas ja millise kvaliteediga see valgustusraie või metsauuenduse hooldamine siis välja näeb ja milline ta peaks olema. Siis tänaseks mina ütleks, et inimesed on suhteliselt hästi juba teadlikud. Mõned metsaomanikud on osanud juba kooli üles leida, et metsandusharidus saada. Ma näen, et see areng on väga hea ja tore olnud ikkagi.
Kas teie teate, mis tähendab sõna metsatustamine? See tähendab raadamist. Aga kas te teate, mis on raadamine ja kes sellega Eestis tegeleb? Tööd Rail Balticu trassil on hea viis teema puust ja punaseks teha. Iga suure objekti loomine muudab me keskkonda märgatavalt. Mida mahukam projekt, seda põhjalikum on eeltöö enne kui päriselt tegudeni jõutakse. Projekteerimine ja bürokraatia, keskkonnamõju hindamised ja kooskõlastused ja koosolekud ja lõputud muudatused. Idee sünnist läheb aastaid mööda, enne kui midagi füüsiliselt ära tegema saab hakata. Ühed esimesed sammud, mida ka näiteks tulevase Rail Balticu trassi, aga ka teiste suurte projektide käigus päriselt teha saab, on raadamistööd. Roland, kui palju metsamaad muudab sihtotstarvet Rail Balticu trassi ehitamise käigus? Rail Balticu trass on Eestis 213 kilomeetrit pikk ehk päris pikk ja sinna peale jääb metsaalasid enamus maastikul ja kokku raadatavaid alasid on veidi üle 1000 hektari. Kui me vaatame neid raadamismahte, siis meie ehitusperiood on umbes 5 aastat ja ligikaudu see teeb siis niiviisi paarsada hektarit aastas, mida me maha võtame. Sisuliselt tähendab raadamine seda, et senine mets võetakse maha ja maa leiab teistsuguse kasutuse. Oluline roll raadamise mahtude hindamisel on Keskkonnaagentuuril. Raadamine tähendab seda, et kui soovida kasutada maad mingil muud otstarbel kui ainult metsa majandamiseks, siis tuleb ta raadata. Ehk siis kõik puud võetakse maha. No sama tehakse ju lageraie käigus, et mis vahe on raadamisel ja lageraiel? Ja vahe ongi see, et kui raadamine tehakse, siis puid tagasi sinna enam kasvada ei lasta. Et siis tekib sinna mingisugune muu maakasutus, kas mõni trass, tee, elamuala. Aga kui on lageraie tehtud, siis kas metsaomanik ise istutab sinna puud tagasi või kasvavad nad sinna ise. Raadamise arvel metsamaad väheneb igal aastal. Keskmiselt on olnud kusagil 1000 kuni 2000 hektarit aastas. Kui raadamist moel või teisel saab lageraiega võrrelda, siis kuidas need mahud omavahel suhestuvad? Kui lageraiega viimastel aastatel on raiutud meil tihumeetrites suurusjärk 10 miljonit aastas, siis ütleme selle raadamise 1000 hektarilt saadakse tõenäoliselt suurusjärgus 200 000 tihumeetrit. Ehk ei ole päris võrreldavad suurusjärg. Teiselt poolt tuleb meile metsamaad kogu aeg juurde. Vahel võtab loodus tagasi mõne vana põllu või loob inimene ise oma maale uue metsa. Erandiks pole ka Rail Baltic, kes küll praegu metsa maha võtab, aga näiteks loodavatele ökoduktidele tulevikus hulga puid tagasi istutab. Me oleme just ühe sellise objekti peal, ehk me oleme Raplamaal alukandis ühel ökoduktil. Sellisel ökoduktil, mille pindala on üpris suur, see pindala on ligi 6 hektarit, täpsemalt 5,9 hektarit ja siit on siis tänaseks päevaks mets maha võetud. Ja mets maha võetud selleks, et siia kunagi siis ökodukti rajamise järgselt uus haljastus peale teha. Kas see maa siis kuidagi muudab oma sihtotstarbe tagasi metsaks ka või jääb ta ikkagi eriobjektiks? Suur osa sellest jääb ka metsamaaks ja kui me vaatame neid mahte, miks ta selleks metsamaaks võib jääda, kui võtame istutusmahud, siis sellele täpsemalt siis 5,3 hektarile pannakse kasvama tulevikus 19 000 puud. Ehk ökodukt peaks tulevikus olema sarnane koosus, nagu need alad siin olnud seni. Meil on praegu 24 ökodukti, siis kõik need 24 ökodukti metsa mõttes muutuvad samalaadseks, nagu Eestis mets olema peaks. No see raadamise protsess päris nii lihtne ju ei olegi, et võtad lihtsalt kõik maha, mis on ja siis teed lagedaks ja siia jäävad ju kaitsealused linnuliigid, loomaliigid, erinevad elusasjad veel. Mis nendest saab? Algab pihta selle trassi ja ökodukti asukoha valikust. Ehk kõigepealt tuleks valida selline koht, mis ei oleks looduse mõttes ülitundlik, kus peale ei oleks üliharuldasi liike. Ja kui see valik on tehtud, siis tuleb muidugi ka tuvastada, et mis on need madalama taseme väärtused. Kui me võtame selle sama ökodukti siin, siis me oleme teinud siin välitöid ja tuvastanud siit pealt ligi 10 kuklasepesa. See on üks näide nüüd kaitsealustest liikidest. Ja kui need pesad on nüüd tuvastatud, siis tulebki vaadata, et mis nende pesaga teha saab. Ehitusel nad ette jääda ei tohi. Et selleks siis tuleb iga pesa hoolikalt kokku pakkida ja leida talle sobiv asukoht sellises metsas, kus ta saab uuesti ennast üles seada.
kui läheb pärast siin selleks ehitustegevuseks, siis iga pesa nii-öelda märgistatakse ka ära, et seal on sellised postid, erksa värviga postid on pesa ümber pandud, et aga kuhu see viiakse siis, et nüüd keegi paneb selle lumelabidaga kotti või? see tuleks panna siis kotti ja leida talle selline osukoht, kus ta siis säilida saab. Ehk selleks see Keskkonnaametiga koostöö ka, et vaadata, et milline on nii-öelda metoodika. Mingi inimene tuleb, kühveldab selle kotti, paneb autosse ja viib kuskile mujale. Selliseid asju, eks ta on, tehnikad on erinevad, kui on väiksem pesa, siis saab seda teha tõenäoliselt kas käruga või käsitse või lihtsalt kotiga, aga suurema pesa puhul on tõenäoliselt kõige mõistlikum ikkagi ATV ja kotid ja ümberasustamine. Kes Eesti suurimad raadajad on? Ja siin viimastel paaril aastakümnel on olnud, ma arvan, et kõige suuremad projektid ehk on olnud näiteks Kaitseväe polügoonide rajamised ja kas või see Rail Balticu projekt näiteks praegu. Lageraie mahtudest on väga palju juttu olnud ja ka sellest, et kuidas seda üldse teada saadakse, kui palju metsa maha võetakse, aga kuidas me teame, kui palju Eestis raadatakse? Tegelikult on see meie allikas on sama, et Keskkonnaagentuuri metsaosakond viib läbi statistilist metsa inventeerimist igal aastal. Ja selle käigus siis lisaks sellele, et me saame teada, kui palju raiutakse, kui palju lageraiet tehakse, kui palju meil metsa on, milline meil mets on, et me saame ka maakasutuse andmed sealt. Ehk et meil on üle Eesti igal aastal käime läbi umbes suurusjärgus 500 proovitükki ja nende pealt me saame ka need andmed, et kuidas on maakasutus muutunud näiteks, et kus on tehtud ka raadamine muuhulgas. Ehk siis need proovitükid on sellised salajased kohakesed, te väga ei räägi, kus nad on ja siis selle põhjal te loote sellise üldise pildi? Ja need sellised püsiproovitükid on meil tõesti asukohad, ei ole avalikud. Et kuna me lähme sinna aeg-ajalt uuesti üle mõõtma neid, siis me ei taha, et oleks võimalik metsaomanikul näiteks seal teha midagi, mida ta muidu ei teeks, teades, et tal on seal proovitükk. No ma saan aru, et need ökoduktid on ühed kõige laiemad alad, mida siis korraga raadatakse selle Rail Balticu trassi tarvis, aga miks need täpselt sellistes mõõtudes on? Esialgses projekti versioonis need ökodukti alad olid väiksemad, aga koostöös loomastiku ekspertidega oleme näinud, et kui me nii-öelda suurendame ökodukti kallet või muudame seda laugemaks, oleks tegelikult korrektsem öelda, siis loomapääs on tunduvalt tõhusam. Ehk siin on muudetud siis loomapääsu algset nõlvakallet 15% 10-le ja sellega seoses on ka see ökodukti pindala kasvanud. Ehk selleks, et lahendus oleks tõhus, selleks tuleb ta nii-öelda ajutiselt võtta lagedaks suuremal alal, et me saaks teha selle loodusliku koosluse võimalikult meie maastiku sarnaselt. Selge, jälgi, mida kokku lugeda on veel lõputu hulk. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal.